Selle video eesmärk on rääkida trigonomeetrilistest seostest, siinusest, koosiinusest, tangentsist ja tegelikult ka kotangentsist ja näidata, mis need siis on ja siis see on nagu baasvundament hästi paljudeks järgnevateks asjadeks, mis tulevikus tulevad. Ehk siis kõigepealt räägime sellest, mis asjad on üldsegi hüpotenuus, mis mul siin kirjas on, ja siis vastaskülg ja lähiskülg. Ehk ma arvan, et seda on tegelikult ilmselt õpitud ka põhikoolis, aga igaks juhuks. Ehk siis ütleme, et meil on siin üks nurk alfa. Siis kui me tahame teada, mis on tema hüpotenuus, siis kui meil on tegemist täisnurk ja kolmnurgaga, kus hüpotenuusid esinevad, siis hüpotenuus on täisnurga vastas olev külg. Ehk siin meil on see täisnurk, on ju? Siis tema vastas olev külg, siin on hüpotenuus. Kui meil on nüüd küsimus, mis on vastaskülg, kui meil on see nurk alfa, siis tema vastaskülg on tema vastas olev külg, ehk siin on nurk, nurga vastas on see külg. Ehk siis see on siis selle nurga vastaskülg ja lähiskülg vastavalt on see külg, mis on tema lähedal, mis teda isegi puutub, on ju. Ja nüüd, kui me räägime sellest, mis asjad on tegelikult need siinus, koosiinus ja tangents, siis need tegelikult lihtsalt on suhted. Ehk siis kõigis täisnurksetes kolmnurkades näiteks, kus meil on sama nurk, terav nurk, näiteks siin juhul alfa, on selle nurga vastaskaateti ja hüpotenuusi suhe sama. Kõigis, kui nurk on sama, on ka suhe sama. Ja seda suhet nimetatakse siinuseks, ehk siis see on lihtsalt fancy viis, kuidas öelda, et kui on tegemist selle nurgaga, siis selle külje ja selle külje jagatis on igal pool sama. Ja kuidas seda tähistatakse on niimoodi, et kirjutame siinus, siis alfa. Juhul, kui tegemist on mingisuguse kraadinurgaga, mis siin on näiteks 33 kraadi või 14 kraadi või mis iganes, siis selle alfa asemel kirjutad selle. Võrdub siis vastaskülg, ehk siin juhul see külg siin, ehk siis 6 jagatud hüpotenuusiga, hüpotenuus siin juhul on 10. Et siis mis me saame, on 0,6. Ehk siis selles kolmnurgas siinus alfa võrdub 0,6. Ja nüüd, miks see on hea, on see, et me saame tegelikult arvutada selle kaudu välja, mis see alfa on. Et ütleme, et me teeme ainult külgesid, siis me selle kaudu saame arvutada välja alfa. Kuidas seda tehakse? Ma usun, et teil on kalkulaator, siis kalkulaatoris on selline nupp nagu siinus negatiivse astendajaga. Ja kui me paneme siia selle nüüd sisse, 0,6, ja me kalkulaatoris seda arvutame, siis mis me saame on umbes 36,87 kraadi. Ehk siis tegelikult selle kaudu me saame leida selle nurga siin. Ja koosiinus ja tangens on samuti lihtsalt suhted. Ehk siis kui meil on, proovime nüüd sama nurka, võtame koosiinuse, siis koosiinus on, ma teen lihtsalt nii, koosiinus COS, koosiinus, alfa võrdub nüüd lähiskülg temal oli 8, jagada vastaskülje, või vabandust, mitte vastasküljega, vaid jagada hüpotenuusiga, hüpotenuus oli 10. Saame 0,8. Ja nüüd, kui sa kalkulaatoris vaatad, siis seal on selline nupp ka olemas, koosiinus -1, või aastades -1, siis ja siia paned selle 0,8, sa saad selle ka ära arvutada. Ja see peaks samuti, ja tuleb ka samuti umbes 36,87 kraadi. Ehk siis sama vastus, mis siin oli. Ehk siis mis see näitab meile ongi see, et see on sama nurk ju. Lihtsalt erinevad suhted annavad selle kätte. Ja tangentsiga täpselt samamoodi on ju. Tangentsit me tähistame TAN, siis alfa, ja siis vastaskülg jagada lähisküljega. Ehk siis vastaskülg, meil on temal 6, lähiskülg on 8. Ehk siis saame 6 jagada 8. No ütleme, et see lihtsalt lihtsustame praegu selle 3/4. Ja siis me saame arvutada ka kalkulaatorit kasutades välja, mis nurgaga on päriselt tegemist.
ja saame samamoodi 36,87 umbes siis kraadi. Ja see ongi see, miks tangens ja või tangens ja koosiinus ja siinus, mis nad üldse on, nad on lihtsalt suhe. Ja kui me tegeleme tangensiga, siis on olemas ka kotangens kirjutatakse COT ja mis tema on, tema ei ole mitte vastaskülgega, lähisküljega, vaid tema on lähiskülg jagada vastasküljega. Ehk siis sama asi, lihtsalt vastupidi. Aga see ei ole niivõrd oluline, ta on lihtsalt flipitud tangens nagu. Aga räägime sellest, kuidas teda meelde jätta. Ja üks viis on lihtsalt tuubi pähe see siinus, koosiinus, tangens, need kõik on ju vastaskülg, lähiskülg, mis iganes. Mõistlik oleks proovida leida mingit seost endale. Ehk siis, ma ei tea, mis mina jätsin meelde, on see, et siinus on nagu see on ju tavaline, siis ma jätsin lihtsalt siinuse meelde, siis ma jätsin meelde selle, et aga kui siinus on vastaskülg jagatud hüpotenuusiga, siis koosiinus on selle vastand, ehk siis lähiskülg jagatud hüpotenuusiga ja tangens on lihtsalt vastaskülg jagatud selle teise mitte hüpotenuusiga, ehk siis lähisküljega. See oli see, kuidas mina seda meelde jätsin. Siis inglased näiteks jätavad meelde seda niimoodi, või ingliskeelsetes maades olevad inimesed kasutavad tihti sellist strateegiat, et SOHCAHTOA, et see on mingi hästi meelde jääv kõlav lühend ja siis kui sa ütled SOHCAHTOA, siis sa saad mõelda, SOHCA, see on, või SOH on ju, see on siinus, opposite jagatud hüpotenuus, siis koosiinus on adjacent ehk siis see lähiskülg jagatud hüpotenuusiga ja siis tangent on siis opposite jagatud adjacentiga. Ehk siis see on ka lihtsalt üks viis, kuidas meelde jätta. Ma ükspäev nägin mingit põnevat viisi, kuidas indialased jätsid meelde mingi oma sõnadega, aga põhimõtteliselt on vaja leida mingisugune seos, mis aitaks sul seda meelde jätta, sellepärast et see on trigonomeetrias nagu üks kõige olulisemaid asju üldse. Kui sa seda peast ei tea, siis on väga raske pärast. Nüüd räägime sellest, et kui me teame neid nurkasid, aga me ei tea külgesid, siis kuidas me saame siis, mis me saame siis teha. Ehk siis ma teen niimoodi, et ma panen neile külgedele tegelikult panen niimoodi numbrid. Ja nüüd näiteks võidakse küsida, on ju, et aga mis on A jagatud C-ga? Et mis see on, palun leia. Ja mis me saame teha on näiteks see, et mõtleme A on C külg, on ju, C on nagu hüpotenuus, on ju siin. Siis meil on mitu viisi, on ju, kuidas leida, on ju, mis me saame teha on kirjutada niimoodi, et ma teen C siis ka juba helesinisega. Ja siis ma teen juba selle B-külje roosaga, et siis on lihtsam eristada. Mis me saame mõelda siin on see, et kui me võtame näiteks selle 20-kraadise nurga, siis mis meil näiteks saame mõelda on see, et see on ju vastaskülg, on ju, ja siin C on ju hüpotenuus ja vastaskülg jagata hüpotenuusiga, see on ju siinus, ehk siis näiteks me saame kirjutada, et siinus 20 kraadist on sama, mis A jagatud C-ga. Või siis me saame võtta selle 70 kraadi nurga, ehk siis kui meil on 70 kraadi, siis me saame mõelda niimoodi, et okei, siin on 70 ja A siin on ju lähiskülg ja C see on ju hüpotenuus, ehk siis see saaks olla ju koosiinus, sest koosiinus on lähiskülg jagatud hüpotenuusiga. Koosiinus 70 kraadist on samuti A jagatud C-ga. Aga mida ta ei anna meile on nagu täpne küljepikkus. Seda ei ole võimalik niimoodi kätte saada, sellepärast et see võib olla ju lõpmatult suur kolmnurk või lõpmatult väike kolmnurk, on ju. Nurgad jäävad ju samaks. Et ma võin teha samade nurkadega kolmnurga, aga see kolmnurk võib olla hoopis nii pisike. Väga ilusti joonistatud loomulikult, aga põhimõte on see, et sa saad ainult selle suhte kätte, kui sa tead ainult nurkasid. Aga selle kaudu sul on võimalik arvutada tõenäoliselt tulevikus erinevamaid asju. Aga jah, see on lühivaate sellest, mis need suhted või mis need trigonomeetrilised seosed kolmnurkades üldse on siinus, koosiinus ja tangens. Aga jah, see on lühiülevaade sellest, mis need siinus, koosiinus ja tangens on.